Võtame siit järjest ilusti. Siim, ole hea, tule tagasi. Võta siin istet. Lembit juba jõudis ka vahepeal istuda. Palun tule siia. Kaarel Eesti Elektritööde Ettevõtete Liidust. Tule, ole hea ka siia. Andrei, meie võõrustaja, palun, ole hea. Lõuna-Eestist Andres, jah, issand jumal, ma ütlesin nii kaugelt, palun. Ja Renno, ma palusin Haridus- ja Teadusministeeriumist Renno siia ja palusingi Rennol natukene võib-olla nii-öelda alustada seda paneeli just selle küsimusega, et kui kindlasti on OSKA raport üks nendest suurtest asjadest, mida Haridusministeerium ise nagu ühelt poolt tellib, ootab ja kõige rohkem, et mis te võtate nendest erinevatest OSKA raportitest ja mida oleks nüüd meil ühelt poolt koolidel ja teiselt poolt ka eriala ettevõtetel hea teada, mida HTM teab. Et see oli nagu selle mõte, et kuidas ma palusin sul võib-olla see paneel sisse juhatada. Tervist. Aitäh kutsumast. Ma võib-olla enda tutvustuseks veel nii palju ütleks, et ma olen haridus- ja teaduspoliitika kujundamisega seotud nüüd natuke üle 4 aasta. Ma olen ise õppinud inseneriks ja küll mitte elektriinseneriks, vaid mehaanikainseneriks. Ja Tehnikaülikoolis professori tööd teinud ka 10+ aastat. Nii et minu puutumus inseneriõppega on tegelikult üsna pikaajaline, aga tõsi, viimase 10 aasta jooksul pigem administratiivse juhtimise vaatega. Ja ma tänases rollis on mul tõesti privileeg ühtpidi rääkida läbi ülikoolidega halduslepinguid ja OSKA tegevusega olla kursis OSKA koordinatsioonikogu kaudu ühtlasi kutsekoja nõukogu liikmena, nii et mul ei ole nagu kuskile taganeda, et enamik nendest teemadest, mis siin täna jutuks on ühel või teisel viisil minu tööga seotud. Panna nüüd 3 lausesse kokku seda, et mida Haridus- ja Teadusministeerium teab OSKA prognoosides, siis ma seda ülesannet nagu vastu ei võta. Aga üks, mida ma kindlasti tahan öelda, on see, et ja see on tegelikult OSKA prognooside juures alati olnud selline nagu kõrvalmärkus, mis kahetsusväärselt jääb ikkagi tähelepanuta, et kui me võtame kõik Eesti eluvaldkonnad kokku, siis, ja kõrvutame neid OSKA prognoosidega, siis tegelikult vaatab sealt vastu oskustega inimeste puudus. Nii et kui valdkondlikud prognoosid kokku lüüa, saame sealt teada, et umbes 30 000 oskustega inimest on Eestis puudu. Et seda konteksti me peame silmas pidama ja ma olen päris otse öelnud ka tipp-poliitikutele, peaministrile seal hulgas, et tegelikult ma võin ainult kaasa tunda sellele inimesele, kes 10 aasta pärast seisab tööandjate ees ja peab pakkuma neid toimivaid lahendusi kvalifitseeritud oskustööjõu mure lahendamiseks. Et see mure kahjuks pigem kasvab ja vaadates seda, et meil tegelikult veel järgmiseks 5-6 aastaks on nii-öelda arvukad kohordid kõrgharidusse sisenemas, siis pisut võib ennast nagu lohutada veel, et see karjuv häda ei ole kohe uksele koputamas. Aga aastaks 31-32 tegelikult need suured aastakäigud gümnaasiumilõpetajatest saavad otsa ja tegelikult me näeme veel tegelikult järgmise 5-6 aasta jooksul kõrgharidussüsteemi paisumist, tervikuna 40 000 õppurist saab 50 000 õppurit ja sealt edasi kahjuks kiiret kahanemist. Muidugi seal on omad agad nüüd, et me võime panna suuremad lootused välistööjõule, teatud määral see on paratamatu.
tegelikult on sellel puutumus ka inseneeria valdkonnaga. Võib-olla ka me oleme riigina ühel hetkel olukorras, kus me hakkame rääkima kutseõppe rahvusvahelistumisest. Sellised arglikud katsetused selles suunas vähemalt seda küsimust tõstatada on juba olemas, aga tegelikult meie haridussüsteem sellel tasemel ei ole rahvusvahelistumiseks valmis. Rakenduskõrgkoolid on tegelikult väljendanud ülikoolide eeskujul seda ambitsiooni, et sooviks rahvusvahelistuda. Aga see on omaette selline teemade plokk, kuhu me täna ilmselt ei lähe, aga ma ütleks nii, et kui mõtlete IT-sektori peale, siis de facto on see suuresti toimunud. Et IT-ettevõtted on väga suurel määral hakanud ütleme siis oma arenguplaane realiseerima välistööjõu või välismaalt siis värvatud tööjõu toel, nii et häda ajab ära kaevu. Ja kas see häda vaatab nüüd elektriala spetsialistide osas meile vastu, kui vaadata OSKA prognoosi ja seda asendusvajadust, siis ma ei välista seda. Et selles mõttes on meil tõesti olukord, kus sektor nagu kasvab, tal on selge arengu ambitsioon, inimesi peaks nagu juurde tulema ja siis see äng nagu ilmselt ka seal kasvab, kui ettevõtjad tajuvad, et neil vastavate oskustega inimesi justkui ei ole. Et mis siin tehtud on, ellu on kutsutud Inseneriakadeemia ja praegu saatuse tahtel olen ma ka Inseneriakadeemia juhtkomisjoni esimees, siin on saalis ka mitmeid inimesi, kellega me Inseneriakadeemia juhtkomisjonis oleme neid teemasid regulaarselt koos arutamas. Ma tahaks nagu siin, ütleme siis, ma ei kiida ise ennast, aga ma ütlen, et selles kohas tegelikult sektor on väga hästi kaasa tulnud Inseneriakadeemia algatusega, tegelikult väga tugevalt kaaspanustanud. Inseneeria valdkonna nähtavus ühiskonnas on minu hinnangul hüppeliselt kasvanud, laiem arusaamine sellest, et insenere vaja on nagu kohale jõudnud. Me näeme seda noorte haridusvalikutes. Siin kohati on kõrgkoolid väljendanud ka siis nagu sellist häda, et nüüd on nii palju kandidaate, et kuhu nad kõik meil ära mahuvad. Sellele viitas ka tegelikult siin OSKA see raport, et nüüd see ülikoolide materiaaltehniline ja õppejõudude olemasolu on nagu ebapiisav ja ettepanek, et Inseneriakadeemia raames seda kuidagi toetataks. Et see jutt liiga laiali valguv ei ole, siis ma ütleks nii, et jah, sellised eraldiseisvad initsiatiivid mingisuguste murekohtade lahendamiseks on ilmtingimata nagu tänases hetkes vajalikud. Pikemas vaates ma ütleks, et tegelikult Eesti riik peaks toimima oma maksutuludest saadavate vahendeid ütleme, otstarbekalt planeerides ja kasutades. See aeg lõpeb otsa, kus me saame teatud määral arvestada Euroopa Liidu toetusega ja siis, kui ta on otsas, siis me peame olema ise suutelised oma riiki pidama ja sealhulgas tagama kõikidel tasemetel vastavate spetsialistide olemasolu või kui seda ei suuda oma inimestega tagada, siis mõistlikul, jõukohasel viisil oskama siia süsteemi tuua ka välismaalasi. Aga mis puudutab seda haridussüsteemi, siis siin on omaette selline, neid väljakutsed on väga erinevaid, aga me näeme, kuidas tööturu ootus õppe agiilseks ümberkujundamiseks on aina kasvanud. Need töörollid muutuvad, ootused nendele teadmistele ja oskustele on kiires muutuses ja tegelikult need protsessid, mis on kutsehariduses, mis on, hakkame peale üldhariduses, kutsehariduses, kõrghariduses, selleks, et õppekavasid muuta ja ajakohastada, kipuvad nagu jalgu jääma. Ja ühel hetkel, kui me nüüd räägime sellest, et teatud reguleeritud valdkondades on selle õppekava aluseks standard, siis ma küll
nagu pikemas vaates mul on raske ette kujutada, kuidas see ajalises mõttes saab koos seista. Et selle standardi kujundamiseks selleks on omaette protsess, omaette kokkulepped ja siis, kui see tõlkida sellesse õppekava arendusprotsessi, siis me tegeliku eluvajadusest oleme juba, ma ei tea, 2-3 aastat möödas ja see tähendab, et see õppur, kes seal õppesüsteemis on, see tilgub sealt torutsust välja veel 4-5-6 aasta pärast. Et me peame tegelikult nagu ühiselt mõtlema, kuidas me seda protsessi suudame ikkagi hoida nii dünaamilisena, aga samal ajal siis kontrolli all. Sest lõpuks, kui õppur on olukorras, kus ta nagu kandikult valib need teadmiste tükid kokku, siis ta ei pruugi teha sellist valikuid, mis annaksid talle mingisugused terviklikke oskusi, mida tööandja saaks tegelikult kindlalt kasutada. Ma väga tänan selle väga hea sissejuhatuse eest, et seda ma nagu küsisingi, et ma kõne jaoks ja slaidide jaoks, et me ei palunud sul nagu seda, et aga selles mõttes, et tausta loomine on väga, väga hea ja nüüd ma sain siit nagu mitu punkti, ma hüppan kohe koolide juurde edasi, et ühelt poolt täna see ongi patused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kes meile ülikooli annavad materjali, teiselt poolt sa vaikselt mainisid, et välismaalt tulevad õppurid nüüd sinna bakalaureusesse või kutseõppesse, et me natukene tekitame ühelt poolt nagu hirmu või teadmatust juurde. Et Andrei, kuidas sa vaatad, et kas te oleksite valmis mingisuguses mahus inglise keeles või teises keeles, inglise keeles õpetama ja kuidas personaliga siis on? Kuidas teil täna personaliga on ja kui nüüd panna see õpe veel teise keelde, et kuidas see teie vaates töötab või ei tööta? Jah, tere minu poolt. Et ma vahepeal kommenteeriks seda eelmist mõtet, et kui idee oli selles, et me saaks IT-st mingi mõtted nagu üle võtta, mingi praktikad, siis ma arvan, et energeetikas on väga raske kaugelt teha asju. Sa pead olema suht lähedal sellele seadmele, et seal teha üldse asju. Aga spetsialist ei ole, see on reaalsus. Ehk siis selles mõttes tehnika kõrgkool avab uusi õppekohti, peamiselt eesti keeles. Kui rääkida nüüd inglise keeles, siis mingid ained on täitsa võimalik, aga teatud spetsiifilised asjad, mis on riigiga seotud, peaksid olema ikkagi kohalikus keeles. Et teatud manuaalid on inglise keeles, aga kui ta ei suuda hädaolukorras edastada seda infot juhtijale, siis võib tekkida väga kiiresti väga suured probleemid. Et täiesti ingliskeelset õppekava võib-olla mitte, aga võib-olla osaliselt. Andres, Maaülikoolis on teil juba ingliskeelset personali kindlasti, on nagu kõikides ülikoolides. Et kuidas sa näed, et bakalaureuse õppesse rohkem inglise keelt sisse tuua, ingliskeelseid õppejõudusid, ingliskeelseid tudengeid? Jah, minu nimi on Andres Annuk, nagu Ivo juba mainis ja mina tahan ühe sellise avaliku saladuse nagu siin avalikustada, et energeetikat on võimalik õppida ka väljapool Tallinnat. Seda siis nimelt Eesti Maaülikoolis ja energiakasutuse eriala ja ütleks seda, et meie lõpetajad saavad väga hästi hakkama ka tööjõuturul, et nad on ka, mõne aja pärast saab ka kutse, kui ta on ennast näidanud, nii et selles mõttes on see väga oluline ka Eesti jaoks, võib-olla ka regionaalselt Lõuna-Eesti jaoks. Et kui nüüd rääkida sellest ingliskeelest õppest, siis ma võiks öelda põhimõtteliselt meil praktiliselt kõik õppejõud on valmis ingliskeeles õpetama. Et see võib olla tal teine keel, et see nagu ei tohiks olla probleem, lihtsalt on vaja avada vastav eriala, läbi mõelda hästi, mis kohal ta Eesti haridusturul on ja sellest lähtuda, jah. Et ülikool on selles mõttes, et valmis? Ülikool on põhimõtteliselt valmis, jah. Ja, enne kui ma Kaarlile annan, ma küsin korra Lembidu käest, et kes on samal ajal ka, kas sa nüüd Tekno Tallinn oled siis te varsti või kuidas te praegu olete, et sa oled ka kutsekoolis õpetaja. Kuidas sina näed seda, et mis keeles on täna teil õpilased, kuidas see nüüd inglise keelde peale see kõik keerata? Ma ei taha inglise keele peale liiga jääda, kuid lihtsalt ära kuulata see alternatiiv. Jah, tööliskutsete puhul on see
väga keeruline. Esiteks, meil ei ole ka eestikeelset õppejõudu piisavalt, et anda haridust piisavalt hästi. Ja teiseks, see lõpetaja, kui ta on umbkeelne ja räägib inglise keeles, töömaailmas on tal väga keeruline hakkama saada, sest kahjuks meie keskmine keeletase, inglise keele tase töömaailmas ei ole piisav selleks, et need juhtimisotsused selle töölisele selgeks teha. See on probleem. Kaarel, kuidas sa nüüd vaatad natuke tööandjate esindajana siin, et mis mõtteid see tekitab sus praegu? Jaa, ma olen sellel teemal viimasel ajal ka sõna võtnud, et kõik need püstitused on siin väga head, aga mina võib-olla näeksin siin Eesti hariduse vaates ka väga suurt võimalust, mida ei pruugi tulla väga tihti niimoodi, et nagu Renno ütles, et meil saab, ütleme siis selline pearahastus Euroopast mingi hetk otsa. Täna ma olen tööandjate esindajana kritiseerinud ka avalikult palju seda, et see õpetamise sisu peab muutuma, ma ei räägi ainult kõrgharidusest, aga ka kutseharidusest, et ta peab muutuma rakenduslikumaks, et kui me võtame näiteks kõrghariduse vaates, siis meil on sisuliselt üks rakenduslik kõrgkool, kes võtab 25 energeetiku või elektroenergeetikut aastas vastu ja see ongi, et niimoodi me seda OSKA raporti probleemi ei lahenda. Et me peaksime võib-olla siin julgemad olema. Teine selline kriitika on tulnud selles suunas, et meil on energeetikas toimunud juba viimaste kümnendega ja edasi toimumas väga suured arengud. Ma toon näiteks transpordi elektrifitseerimise, mida ei õpetata nii kutsehariduses oskustöölistele ega kõrgharidus mitte üldse. Tegelikult ei õpetata seda siin regioonis väga. See on meie hariduse võimalus näiteks käivitada ja pakkuda haridusturismi näiteks. Ja nüüd on siis küsimus, et siin olid 3 eelkõnelejat koolide esindajad, et tegelikult meil pole eestikeelseidki õpetajaid ega vahendeid, et mis me peame nüüd leidma. Meil on täna erinevaid rahastusi selle jaoks, kui me räägime mateeriast, kui me räägime inimestest, siis me peame suutma õpetada rohkem tööandjate ja pedagoogide koostöös. Me peame suutma mingeid selliseid mudeleid tekitada. Et see on, ma näen, et see on üks lahendus. Et ma toon hea näite, meil oli eile Erialaliidu päevotuse üritus, siin kuulaja Maarjo tõi välja, et need probleem on selles, et tegelikult on olnud mingi osa oma professionaalsest karjäärist projekteerija, mida ta koolis ei õppinudki. Ma ei ütle, et see kutsestandardid või kooli õppekava on vale, see baas peab olema ja see on must be, et me ei saa kutsestandardid tegelikult ära kaotada ja see ongi see baas. Aga eilsest üritusest seal oli üks eesrindlikumaid Eesti elektriprojekteerimise ettevõtteid, kus ta demos meile poole tunni jooksul, kuidas ta on pannud oma 30-liikmelise projekteerimismeeskonna, naiskonna sisuliselt kõik programmeerima ja nad tahavad seda vabatahtlikult teha, sest et nad teevad äri eduks ja üldiseks lahendusest teevad asju, mida nad muidu tegid nädalaid, nad teevad minutitega. Et ta ise nimetab ennast AI championiks, kes siis oma meeskonda ise koolitab, on juht ja AI koolitaja samas võtmes. See ei tähenda, et see baasharidus, mida me õpetame, ega füüsika ja elekter sellisel kujul ei muutu. See peab jääma samaks. Aga lihtsalt, et mina tajun seda, et meil on väljakutsed, meil on 10 aasta perspektiivis ka väljakutsed, aga näeme siin ka võimalusi, kuidas ise saaks ära teha koostöös. Et siin OSKA inimesed tõid hästi välja, et me suudame teha seda koostööd vähemalt probleemi kirja panemisel, proovime seda teha ka lahendamisel. Väga hea, sa tõid selle AI teema, siis ma käisin Saaremaal ja Saaremaa ametikool oli väga huvitatud, meie kes küsime, et mehhatroonikud, isesõitvad autod, nad tahaks autoõpetust oma ametikoolis teha ja küsivad, et need ei leia inimest, kes oskaks auto Linuxiga midagi peale hakata. Ehk operatsioonisüsteem autos on, et automehaanikad
selle inimese leiaks. See, kes oskaks Linuxit IT mõistes oskab, aga need kaks asja kokku panna ja läheks Saaremaale veel seda õpetama, et see pähkel on nagu oluliselt suurem. Mis viib mind nagu küsimusele, et te tõite ilusti selle ühisosa OSKA raportis välja, et ühelt poolt me saame ise hakkama, teiselt poolt see, kuidas me peaks laiemalt õppima kui teha. Katrin ütles ilusti, et otseselt midagi välja ei jää, aga siis ma küsin nagu teistpidi, et mis on nüüd olnud siiamaani see kõige suurem kriitika siis selle OSKA raporti kohta, et kui meie võtame üles selle, et andke lõpetajaid, siis mis on veel nüüd see tagasisida, mida te olete tagantjärgi saanud? Otsest kriitikat ma nagu ei ole kuulnud, et öeldakse, et oleks keegi öelnud, et kuulge, et selle raportiga ärge küll nüüd välja tulge. Aga ma siiski võib-olla nagu veel süveneks sellesse küsimusse, et mis nagu siis nagu välja jäi või et ma võib-olla nagu rõhutaksin nagu 3 aspekti, et me siin praegu Katriga teeme seda kaitsetööstuse uuringut ja siis on olemas selline sõjafilm nagu Tänapäeva apokalüpsis, mis on nagu hästi pikk film, aga sellest on veel pikem versioon. Et ühesõnaga, et ka meie raportis oleks võinud teha nagu veel pikem versiooni, aga midagi nagu päris olulist, mis on nagu, võiks tuleneda meie andmetest ja intervjuudest nagu välja jäänud. Ja siis teine aspekt on see, et ma siin võib-olla alustab sellest, et ma kunagi töötasin Statistikaametis ja siis tihtilugu nagu vaatad nagu neid andmeid ja mõtled, et no ei saa päris nii olla, aga ma ei tea ka, et mis seal viltu on, et ei näe sinna taha. Ja mis on nagu OSKA tugevus on minu arvates see, et meil on nagu nii kvant- kui kvalmeetodid, ehk siis ütleme lisaks andmetele me teeme intervjuusid, meil on ekspertgrupid, me saame nagu head nõu, ehk siis ütleme, ma ütleks isegi niimoodi, et mitte, et mis nagu välja jäi, vaid mis tänu nagu nendele intervjuudele ja ekspertgruppidele ja heale nõule nagu sisse lisaks tuli, et me paneks seda hoopis nagu niipidi. Ja ma arvan, et see on nagu päris väärt sisend, mis sinna lõpuks tuli. Ja 3. võib-olla on see, et loomulikult on raportil oma vorm, et oli nii värvikuid intervjuusid, oli omavahelisi vaidlusi, et need päris sellisel kujul seal ei kajasta. Okei, ma saan aru, et siin Renno ja Kaarel läheb Renno. Hea meelega paar repliiki ütleks juurde, et OSKA on hästi ennast sisse töötanud, enam ei ole seda vaidlust, et minu tabelis on niisugused numbrid ja mina korrasin teised või kes mäletab veel 10+ aastat tagasi käis meil selle oskustööjõu vajaduse ümber päris suur trall, et sektor kirjeldas oma vajadusi, aga kas need olid adekvaatselt hinnatud või oli liiga kitsas vaade, et siin on OSKA tõesti metoodiliselt ja tegelikult keegi ei aseta OSKA autoriteeti minu hinnangul enam suurelt kahtlus alla, sest nad on ka kaasatud sellesse raporti koostamise protsessi, enamik, kellel midagi selle kohta asjalikku on arvata. Aga see, mida ma näen, on rakendustasandil ikkagi see raskus, eks ole, et kui meil tegelikult teatud poliitikavalikud on kas tegemata või kas tahtlikult või lihtsalt me ei suuda neid valikuid teha, siis tegelikult tulevad kõik need soovid ja unistused sinna raportisse kokku. Ja selle väljundiks lõpuks on see, et kui minu poolest koolipidaja ja teatud koolide pidaja on riik, kutsekoolide pidajaks on riik, peab otsustama, et kas üks või teine kooli ettepanek avada õppekava, kas seda võimaldada või mitte võimaldada, siis meil ei ole tegelikult kuskile mujale vaadata kui OSKA raportisse. Ja väga jämedalt mööda pannud ei ole, aga energeetika valdkonnas ega väga kanget mürki nagu võtta ka ei saa. Et kui vaadata neid projektsioone, kuidas on maismaa tuuleparke või meretuuleparke plaanis rajada, siis need on ikkagi kohati ka ütleme vee peale kirjutatud unistused, aga inimesi õpet sa niimoodi planeerida ei saa. Need on tegelikult inimeste saatused, mis seal taga on, et sa õpetad 20 kaupa meretuulepargi tehnikuid välja, keda läheb vaja, ma ei tea, rootslastel või? Meil hakkab vaja minema 10+ aasta pärast võib-olla. Siin tuleb teha ikkagi, ütleme nii, et ei taha nagu kuidagi vabandavalt kõlada, aga ega me lõpuni nagu nende prognooside peal ka nagu neid otsused teha veel ei saa.
Renno tõi nagu sisse tuulepargi, et see on hea näide, et just selle kohta, et tüüpiline on see, et kui meil on valdkondlik uuring, siis valdkond ju tahab kasvada hirmsasti ja siis on ka nagu OSKA meeskonna ülesanne tõmmata mõnikord ka nagu pidurit. Et ei tule teile 3 meretuuleparki ja mis me täna näeme on, et ei tule mitte ühtegi, et lähiajal vähemalt. Ja samamoodi oli ka selle meie tänase energeetikaraportiga, et valdkond tegelikult tahtis kasvada rohkem, kui me nagu ütlesime lõpuks. Ja ega see hõiveprognoos ei ole niimoodi, et valdkond ütleb, et me kasvaksime niimoodi, vaid seal on nagu palju erinevaid aspekte, alustades mingit rahvusvahelist trendidest kuni sisemaist trendideni, demograafiast kuni tehnoloogiliste arenguteni ja kõik nende kaalumine. Kaarel. Jaa, ma võtan siit Siimust juttu üle, et minu arust Siim ja Katrin tegid selles mõttes nagu väga tänuväärset ja professionaalset tööd, et nad tõid tegelikult päriselt ka selle raportiga maa peale. Tegelikult see raport ei ütle, et me peame nii palju tuulepargi spetsialiste. Raport ütlebki, et meil on tööjõuvajaduse defitsiit umbes selline, sealhulgas arvestades, et ka mujal on defitsiit, aga meil päriselt energeetikas on. Kui te ei usu, siis võtke ajalehed või telekas lahti, peale kaitseteemade teise asjana räägitakse ju viimased 5 aastat elektri hinnast, tarnekindlusest ja muust sellisest. Kui meil ei ole siin valdkonnas piisavalt tarku inimesi, siis meil need probleemid süvenevad, mitte ei lahene. Me peame võimalikult palju Eestis siis vajalikel, ühiskonna toimimiseks vajalikel valdkonnadel, sealhulgas tehnikavaldkonnas, energeetikas tarku inimesi tootma ja oskajaid inimesi tootma. Oskustöölisi saa ka ära unustada. Ja mis Siimule püstitatud küsimuse vastus on see, et OSKA raport sai tõesti väga hea. Küsimus on see, et miks me juba ei jookse seda ellu viima. Kas me tõesti ootame nüüd 10 aastat ja teeme jälle samasuguse raporti, mis 10 aastat tagasi tehti täpselt samasugune. Hakkame tegutsema, me peame võtma mingisuguseid kardinaalseid samme ette. Ja, see küsimus tuleb, Lembit tahtis, aga mul on Lembit sulle nagu, sa saad ka võimalus oma mõttel vastata, aga ma sõnastan selle küsimus niimoodi, et kummaga meil on praegu rohkem probleeme, et kas meil ei tule inimesi õppima või need, kes on kunagi õppinud, ei taha juurde õppida? Ja õppima tegelikult meil rahvastikul, meil on laineharja peal olema praegu. Meil on väga palju kooli lõpetajaid, põhikooli lõpetajaid, kes tahavad jätkata, kas siis gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Ja soov on väga suur. Me võtame vastu see uus kool meie erialale 202 õpilast ja taotlejad oli 1,91 ühele õppekohale. See on väga hea uudis. Aga ma istusin seal vastuvõtukomisjonis ja see pilt, mis seal avanes, on väga kurb. Ma kardan, et sellest vastuvõetud 202 lõpuni, kui pool tuleb, on hästi kõva sõna. Sest see tase, mis põhikoolist kaasa antakse, on alla igasugust arvestust. Ja me nägime seda ette, see on ammune probleem, see ei ole uus asi, ja kui ma olin ka selle uue õppekava väljatöötaja, kui me töötasime oma erialale, siis sellise õppekava välja, kus me algul õpetame noortele üldised energeetika asju, koos selle parema keskharidusega, et mitte lõigata teed ära kõrghariduse taotlemisel. Siis seal hakkab selekteeruma, mis see inimese tegelikult huvid on. Ja alles siis me 3. aastal hakkame spetsialiseeruma, kas valime siis hooneelektriku, võrguelektriku, elektritootmisseadmete elektriku või automaatiku eriala. Et me anname ühesuguse baasi kõigile, et anname selle võimaluse. Järelikult meil on võimalus neid õpetada piisavalt, et seda huvi äratada ja need teadmised tagant järgi tuua, mis neil vajaka on. Nii et õpilasi on, õppekohti on, annaks ainult neid õppejõude, kes suudaksid need noortel silmad särama panna. See on probleem. Andrei, kuidas teil? Jah, et selles mõttes meil konkurss on umbes 7 inimest kohale, suhteliselt suur. Seoses sellega meil on lähiajal plaanis avada kaugõppe just nii-öelda töötavatele inimestele, need, kes ei saanud päevaõppesse. Et OSKA raport oli hea, avamise rühma, aga sellega peaks kaasnema ka rahastus. Ja siis kõik need laborid, kõik need töötasud õppejõududele, see on kõik nagu rahaline ressurss.
kui siia juurde midagi ei pane, siis juhtub kas see, et õpilane läheb ära või siis kvaliteet hakkab langema. Ja mõlemad on suhteliselt halvad. Aga kas kogu selle nüüd täiendavate tudengite juures, kas sa näed üldse, et sa võiksid tegeleda ka täiendkoolituse jätkuõppega, et nendele tänastele töötajatele anda neid küsitud täiendkoolituse punkte? No lektorite probleem on, et kui meil on lektor hõivatud tasemeõppega, siis ega ta täiendõppega ei hakka tegelema. See tähendab seda, et prioriteet on hetkel tasemeõppes ja kui tekib võimalus ja vaba aeg, siis tegeleme ka täiendõppega. Et soovijaid on suht palju, aga ikkagi keskendume hetkel tasemeõppele. Andres, kuidas Tartus on? Magistriastmes on vähemalt kaks konkurss on 2 inimest kohale vähemalt ja alati täitub. Bakalaureses võib-olla natuke jääb isegi puudu, kuigi seal on kaugõppe ja päevane õppe. Et selles mõttes ja ega võiks öelda, õppejõud on meil kõik olemas, isegi me teeme koostööd ka TalTechiga, et osa kompetentsi tuleb ka sealt veidikene, aga see on veidikene. Nii et kui üliõpilaste kohta võiks öelda, mis minu tähelepanek on see, et viimasel paaril aastal just lõputööd on muutunud selliseks korrektsemaks. Mulle tundub, et siin võib olla ka AI mängus, et ei ole sellist, et niisugust, kus sa pead päris laus parandama, jälle parandama lausi, seda nagu ei ole. Ja huvitav on see, et kui üliõpilased, on probleem, et teatud üliõpilaste ei jõua lõputöö kaitsmise, põhjus on see, et nad on tööga hõivatud ja need inimesed on just eriti hõivatud. Päris mitmed ütlevad, et neil on nagu pannakse ülesanded juurde, nii et siin ka tööandjatele soov, et tööandjad lubaksid ikkagi, laseks natuke rihmalõdvaks ja laseks üliõpilasel või oma kraadi ära teha, lõpetada oma magistrikraad ja siis edasi minna, aga tavaliselt ma näen, et neil antakse veel ülesanded juurde kõige kuumemal ajal, et see nagu on mõnes mõttes probleem, jah. Aga jah, Lembi tahtis kommenteerida, siis ma küsin Renno käest. Ma tahtsin ühe mõtte veel luua, et meie õppekavad peaks olema natuke rohkem seotud. Nimelt, kui meie koolist lõpetaja tahab minna nüüd rakenduskõrgharidust omandama, siis esimesel aastal ta sisuliselt igavleb, sest need teemad on ju kõik meil läbitud, et see võtaprintsiip või siis anda võimalus neil kohe järgmisele teisele kursusele tulla, et see peaks kuidagi rohkem haakuma. Aga see eeldab ka muidugi meie haridustaseme natuke paremat kvaliteeti. Ma seda kommenteerin, et see on iseenesest selle keskharidusreformi üks selline järgmistest sammudest. Ma ei saa sellest nagu kindlas kõneviisis kõnelda, aga see on ju olnud see mõte, eks ole, et kutse keskhariduse või rakendusliku keskhariduse sisustamine esiteks paremini üldoskustega, et luua üldse eeldused kõrghariduses jätkamiseks, aga teiseks küsida nagu õppuri vaates, miks ma peaks seda tegema. 4 aastat õpin kutse keskhariduses, saan rakendada neid oskusi tööturul, väga hea, ja nüüd üks mõte võiks olla tegelikult, ja see eeldab seaduse muudatust tegelikult ja ka rakenduskõrghariduse tasemel valmisolekut seda ütleme siis realiseerida, aga nüüd skeemina siis 4+3 näiteks, eks ole. Rakendusliku keskharidus 4 aastaga ja sealt edasi siis jõuda kõrghariduseni 3 aastana, mis iseenesest adresseeriks just seda, et esimesel aastal igavleme. Kas see lõpuks nii on? Ma ei julge seda kindlalt nii kinnitada, aga see koostöö kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli vahel, et see nüüd peaks meid lõpuks viima sinna, et see oleks tehtav. Ja sel juhul akadeemilise keskhariduse valinud noor, kes jätkab bakalaureuseõppes, tegelikult justkui ei saa mingit eelist, eks ole, mis võib tunduda vähemalt noorele, et mis ma vaevlen siin koolis 7 aastat, kui tegelikult jõuab ka kiiremini. Karel, sul oli? Jaa, meil on ju täna tegelikult olukord, kus me oleme siis, ma ütlen positron, aga ka väga paljude teiste tegevustega jõudnud situatsiooni, kus meil valdkonnas tegelikult pole probleemi sisseastumisega.
kui meil niimoodi jätkame, sisuliselt me ju selle OSKA tulemi teeme ära. Meil on tegelikult teine probleem täna, me oleme jõudnud järgmisesse etappi, me oleme jõudnud sinna, et me räägime õpetamise sisust ja õpetamise ressursist. Ja see tuleb väga kiiresti ära lahendada, sellepärast, et mis siin oli 30 või 31 aasta või ennast kukub, siis me täna võtame vastu inimesed, kas nad saavad petetud, kas nad saavad päriselt selle professionaalse sisu, kus nad lähevad tööjõuturule, kas nad saavad piisavalt mahus selle ja nii edasi. Et siit võib-olla küsimus kolleegidele, et kui palju selle õpetamise ressursi väljakutsega abistavad teid näiteks täna tööandjad ja mis on need kitsaskohad, et te neid ei kaasa. Seepärast, et nemad tahavad endale inimesi, siis ilmselt on nemad valmis ka õpetamisse panustama. Ma sõnastan Karli küsimus üles, ma vaatan, et meil on 13 minutit jäänud ja ma tahtsingi nagu lõpuringi jätta selle küsimuse, et mis on need asjad, mida me koolidena või nii-öelda eriala asutuste esindajana oleme nagu tegemas, et kuidas me saame siis seda valdkonda nagu paremaks teha, ja mis on nüüd täna see nii-öelda appihüüe, millega nüüd üks või teine osapool saaks nagu siin öeldagi, et kuulge, neid asju teeme, aga me tahaks seda teha, aga selle jaoks on midagi puudu. Et võib-olla hakkame, Andrei, sinust, et võõrustajana, et mis sa näed, et mida te juba toimetate, mida te muutnud olete ja kus on nüüd see, mis te kinni hoiab veel? Selles mõttes me teeme päris palju. Sisseastumisel teeme eeltööd, selgitame, et see valdkond on raske, aga on perspektiivi. Meil tuleb umbes 40% kutsekoolidest ja kui neil hakkab igav, siis me pakume neile ka nii-öelda projektiõppe aineid. Mille raames nad siis teevad väga spetsiifilist, tihtipeale ettevõttest lähtuvalt mingi töö. Sinna on kaasatud ka ettevõtted, kellel on aega ja võimalust muidugi. Aga siis kutsekooli õpilased saavad ka nagu kohe esimesel aastal käed külge. Siis teisel aastal nad juba lähevad tööle, mis on nii-öelda praktika mõttes, aga me juba näeme, et esimese aasta lõpus juba pooled töötavad vähemalt. See annab väga suure plussi sellest, et see õpilane näeb nüüd seda kahte poolt, ta näeb seda teoreetilist baasi ja samas koheselt näeb siis, kuidas see päris maailmas nagu rakendub. Ja ma arvan, et põhiprobleem on võib-olla see, et ettevõtted peaksid aru saama, et ega neid õpilasi viimasel aastal pole mõtet siin otsima tulla. Tulge nad otsima esimesel aastal. Pakkuge väljakutseid, pakkuge nii-öelda finantsi, võimalusi. Siis ainult see toob nii-öelda tööjõudu. Et viimasel aastal kõik töötavad ja sealt osta kedagi üle on nagu ülikallis. No. Mu mõte oli pigem selles, et jah, see on juba ju aastakümneid olnud loogiline, et õpilased lähevad teisest kursust tööle, isegi sai nii tehtud, ja siin iseenesest peaks kõigi huvi olema, et lihtsalt jõutakse lõpetamisele ja mõistliku ajaga lõpetamisele, aga see püstitus oli pigem nagu see, et kuidas just õpetamise protsessi kui sellisesse, selle kohustusliku õpetamise protsessi kaasata rohkem ettevõtjaid, et kindlasti seda tehakse natukene, see võiks olla süsteemsem ja mis võimalusi siin võiks olla? Ega head vastust ei ole. Need ettevõtte esindajad peavad tulema kooli, kas on siis külalisloengud või siis täiesti mingid moodulid, et nad on valmis tulema ja panustama. Kui on see, et nad kuskil seal oma kontoris ütlevad, et haridus on halb ja kõik on halb, aga ise ei panusta mitte midagi, siis midagi ei muutu. Ehk siis kõik on avatud, tulge, aidake. Ma käin, Lembit, mis te teinud olete, kuidas teil õpetamine? Tööandjad saavad väga hästi aru, et kui ise ei panusta, ise ei aita, siis tulemust ei tule. Näiteks meie kooli baasil on teatud erialad, on absoluutselt töömaailma poolsed õpetajad. Kooli poolt ei olegi õpetajad. Et see tulebki niimoodi üles ehitada. Näiteks võrguelektrikute koolitus käibki töömaailma õpetajate baasil täielikult.
muidugi on oluline, et tegelikult seal on koolil ka roll päris nii, et arvuti käib siit nupust käima ja uksevõti on siin, et see niimoodi ei toimi, eks ole, me saame kõik aru, aga just kuidas see kooli poolt on need formaadid loodud, et neid ettevõtluses nii-öelda tippprofessionaaliks kujunenud inimesi hoida motiveerituna, et see ei oleks ühe või 2 aasta selline eneseteostuslik selline, ma ei tea, sisemise innu pealt toimunud sündmus, vaid ta oleks jätkusuutlik ja ma arvan, et üks arengukoht on, ja ma lähen tagasi siis oma akadeemilise kogemuse juurde, mis tõsi jääb mõni aeg tagasi Tehnikaülikoolis, et tegelikult ega meie kõrgkoolid minu hinnangul nii väga valmis ei ole süsteemselt neid eriala asjatundjaid kaasama, nii et nad kuidagi paigutuksid sellise hästi läbimõeldud terviklikku pilti. Ja nii, et see ka selle ettevõtja, kes on tore inimene, aga tegelikult võib-olla neid didaktilisi oskusi ilmtingimata ei valda. Ja siin on üks koht, mis ma hindan, et võiks olla paremini toetatud. Et need inimesed, kes tulevad ettevõttest, saaksid tegelikult ka vastavat pedagoogilist või didaktilist tuge, nad tegelikult tunneksid osana ka sellest akadeemilist kogukonnast. Et siis, kui arutatakse selle õppega seotud asju, siis ta oleks osa sellest seltskonnast, kellega asju arutatakse. Mitte nii, et ta teeb oma tunnid ära ja läheb ja siis järgmisel semestril tuleb jälle oma tükki tegema. Ma küsin korra, et tõstab käe, kes on käinud kuskil koolis, lugenud ühte loengut vähemalt kuskil koolis. Meil läheb päris hästi. Ma tänan teid, meil läheb väga hästi. Et meil on lihtsalt ühe näite oma tudengite tagasisidest. Väga meeldisid külalisloengud, neid on põnev kuulata. Järgmine kommentaar on, kõik loengud on erinev õppejõud, väga raske on jälgida. Proovige siis nüüd leida tasakaal selle vahel. Tegelikult see lihtne on, aga see on see ülesanne, et selle aine või mooduli vastutav õppejõud tegelikult peab seda tervikvaadet hoidma ja tagama siis selle mõistliku tasakaalu selle külaliste ja oma enda poolt õpetatava vahel. Ja see ei ole lihtne ülesanne. Ja see on eraldi nagu tegevussuund, mida nii kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides tuleb nagu häid praktikaid jagada ja selle pinnalt kõik õpivad, eks ole. Ma küsin, Renno, sinu käes on veel, et kas ma saan aru, et hariduse mõistes ja teie vaatest on nagu kõik võrdsed, et kas riigil võiks olla mingi koefitsient, kuidas ühte teist rohkem lükata või kuidas laulusõna olid, vihkan kõiki võrdselt, et ma ei tea, mille sa viitad võrdsuse, et küllap see viitab sellele midagi eelis lükata. Süsteemi, see eeskätt on jutt kõrgharidusest, et Ivo viitab siin tegelikult umbes 20 aasta tagusele ajale, kui kõrghariduse õppekava rühmade tasemel olid määratud õppekalliduse koefitsendid. Ja põhimõtteliselt siis riik juhtis raha sellest kallidusest lähtuvalt, aga see tõi paratamatult kaasa sellised valed motivatsioonid koolidele ja sellise võidurelvastumise, ütleme, tohutu vaidlus selle üle, kas need koefitsiendid on õigesti määratud ei ole. Nii et praegune olukord selles mõttes, et kus ei ole ülikooli vastuvõtud vahetult seotud õppurite arvuga, on kindlasti mõistlikum. Teisalt see ajapikku on kerkinud tõesti see probleem, et kallitel erialadel, miks sa peaks tegelikult seda vastutust nii usinasti kandma ja hoidma, et kui sa saad oma väljundi täis toota odavate erialadega. Siin on selline rätsepalahendused või eraldi meetmed vajalikud selleks, et seda motivatsiooni nagu õigesti suunata, et toetada siis nendel kallitel erialadel laborite ja taristu arendamist. Ja kui me räägime nüüd natuke tulevikku vaatavalt, see, mida me nüüd loodame selle sügise eelarveprotsessist, et valitsus tegelikult, olles ära kuulanud selle kõrghariduse lisavajaduse üsna üksikasjalikult esitatuna,
võtab riigieelarve ja riigieelarve strateegia arutelus need otsused vastu ja see lisavahendid tulevad kõrgharidusele, aga ja nende jaotus tegelikult on siis seotud tõesti selle teatud määral nii-öelda odavate ja kallite erialadega, et selleks on üks selline lähenemine nagu välja mõeldud, mida siis rakendada selleks, et ei juhtuks nii, et võtad, eks ole, ma ei tea, toome siis mitte inseneride valdkonnast, aga arstiõppe näitel vastu, et arstide õpe on 6 korda kallim kui sotsiaalteadlase õpetamine. Võtke heaks või pange pahaks, aga et see motivatsioon oleks õigesti nagu juhitud. Aga nüüd me oleme siin ise kogu oma aja täis rääkinud, aga ma vaatan nüüd veel publiku poole, et kas midagi on küsimata, kas tahate siit panelistidelt midagi... Andres. Tere, Andres jälle. Et minul on OSKA raporti kohta üks väike küsimus, et seal oli üks slaid, kus oli nagu toodud välja, et suurtes riikides on olukord suhteliselt sarnane Eestiga, et seal oli Soome lipp ja Saksa lipp oli ja siis oli Suurbritannia ja USA oli seal nagu slaidi peal toodud, et siis nagu toodi välja, et üheks lahenduseks on välistööjõudu tuua. Aga selle slaidi põhjal tekib nagu selline mulje, et lääne ühiskonnas on nagu siis diagonaali statistiliselt nagu selline suurem probleem üleüldisemalt, et kus kohas siis need välistöötajad siis tulevad? Eks ikka kokkuvõttes ma võib-olla alustaksin siin globaalsest konkurentsist, et meie siin Eestis tahame saada juurde insenere, tahetakse saada juurde Saksamaal insenere, tahetakse Euroopa Liidus tervikuna saada insenerid, et teatud ametite järgi on globaalne konkurents ja need meetodid, kuidas neid saada, ega need kokkuvõttes riigid jõuavad sarnaste lahendusteni, ja välistööjõust võiks veel pikalt minuga rääkida, et siin tuleb vahet teha nagu lühiajalisel tööjõul ja ütleme sellise püsival tööjõul, aga vist ei jõua siin tänase debatiga. Aga meil ootab kohe sirutuspaus, nii et ma arvan, et me saame jätkata tööd rühmades. Ma tänan kõiki paneliste. Ma arvan, et need viimased sõnad me ütleme siin sirutuspausi ajal, et kui kellelgi midagi õhku jäi. Ma väga tänan publikut ja ma tänan veel kord teid, nii et lähme nende teadmistega edasi siin, et meil hetkel, ma võtan kokku, läheb vastuvõtunumbritega hästi, suudaks nad lõpuni viia ja suudaks siis jõuda sellesse olukorda, kus mul on põhjust neile ka kutset anda, et nad teeksid suurepäraseid elektriprojekte ja nügiks kogu seda valdkonda nagu nii kõvasti edasi, et tiiger hüppabki elektrijõul. Ma tänan!